Lõst ühega ei tea. Kus ma olen? Tegelikult põhimõtteliselt kõik on ju täpselt samad asjad, sa saad iga ühte saad teisendada üheks või teiseks, ükskõik mis kuju sa siis lõpuks kasutad. Jah, lihtsalt siin on see variant siis, et millega sul see sirge antakse, kas sulle antakse normaalvektor ja punkt või sulle antakse tõus või antakse 2 punkti või mis iganes asjad sulle antakse. Vastavalt sellele saad sa siis kasutada erinevaid neid valemid. Nii, ja kuna nendest 4 on ilmselgelt on vähe, siis on 5 veel. Ei, aitäh. 5 on nüüd 3. sugulane. Põhimõtteliselt. 3. sugulane, see on selline, näeb välja. Mingi kasuonu või midagi sellele 3. Ei ole väga sugulane. No natuke on, ei, tegelikult on ta, no sa paned maski ette, lähed poodi piina ostma, umbes siuke situatsioon. Et sa oled ikkagi sina, aga keegi ei tunne ära sind. Nagu kasu vanaisa pigem. Jah. Mis see K siin on? Mäletad, see K on lapsepõlvest? No. Ta on, kui sa hakkad sulge avama, ta on X-i kordaja. Mis see X-i kordaja oli? Siin esimeses võrrandis, kui sa vaatad, siin on see A. Mis see A on? Noh. See oli tõus. Aha. Mis asi tõus oli? Ei olnud ka nii tuttav. Ei olnud nii tuttav. Kas see on kuidagi tangents või ole? See on see tangents, jah. Oh, tuli meelde. K võrdus tangents alfaga. Ja see alfa oli nüüd see nurk, mis nurk tekkis sellel sirgel ja X-telje vahel. Noh, sul on see sirge, see tema tõusu nurk on see, jah, alfa. Ja selle tõusu nurga abil sa saad selle tõusu K leida. Aga noh, siin valemis on tavaliselt nii, et on tõus on antud, sul on öeldud, et tõus on, ma ei tea, 3 näiteks. 3 ühikut. Ja siis leiadki selle. No selle tõusu sa saad leida ka, no see on tangents alfa, jah. Siin oli veel selline kuju nagu delta Y ja delta X. Mis see oli? Oled sa kindel, et sa nagu ainult HJ-ga ei teinud seda? Ma ei ole HJ-ga teinud seda. No meiega ka ei ole, ma küll ei ole. Te tegite 7. seda? Ei teinud. No kahju, jah. Ma väga kahju. Nii, ühesõnaga see tõusu jama siis, et kas sa saad ta nurga abil kätte, kui teda ei ole, või teine variant on, et sulle näiteks sihivektor on antud siin. Sihivektor, ilus kena. Näiteks sihivektor jalutab, mitu ühikut ta jalutas praegu, 3 ühikut jalutab paremale ja 3 ühikut jalutab üles, näiteks. Ja siis jõuab poodi. Ja siis jõuab poodi. Ehk tõusu saad kätte siit siis niimoodi, et sa selle Y-i, paljude Y-i peal jalutas 3 ühikut, jah. Ja X-i peal 3 ühikut, ehk siis tõus on 1. Ehk siia valemisse, siia kohta paned arvu 1. Ok või? Vaikus on eetris. Täielik vaikus, mu peas on ka vaikus. Okei, no siin need ülesanded on kohe hakkad nägema, kuidas me seda hakkame täpsemalt kasutama, aga selline on see teooria. Et tõusu saad siis 2 moodi, kas selle nurga abil siin all või siis, tegelikult on veel võib-olla võime moodused välja mõelda, aga kas selle nurga abil, kui nurk on antud, saad tangentsid teha, või siis, et sul on sihivektor näiteks ja sihivektori koordinaadid siis Y-koordinaadi jagad X-koordinaadiga. Ja siis saad tõusu kätte. Nagu me siin tegime, et siin praegu antud sirge puhul ja sihivektori koordinaadid on siis 3 ja 3. No okei, paneme siis, et sa näed, mis pidi siin jagatud on, paneme siia 4 näiteks. Ja paneme siia 4.
nüüd ta on siis 1/3, jah. No seda segaarvu kuju me ei kasuta, aga no lihtsalt siis selline tore asi. Ja mis need X0 ja Y0 on? Mis sa arvad, mis need on? See ei saa alguspunkt või? Mingi punkt, mida ta läbib, jah. Üks mingi punkt. Suvaline punkt. Siin oleks mingi Y. Et siin oleks siis põhiliselt, ehk siis nagu see need punktid, mida ta täljastikul lõikab või? Ei, ta ei pea kuskil lõikama, ta võib olla suvalise koha peal see punkt. Jah, ta ei pea olema lõikepunkt. Aga võib-olla ta ei pea. Nii, ok või? No loodame. No, väike tõestus siis ka, kuna te olete meil siin targad lapsed ja Tõesti. et näitame siis, et see et 3. ja 5. valem on sugulased. Jah. Et mul on siin siuke asi. Ja siit sa näed ka, et see tõus on Y jagatud, või see delta Y jagatud delta X. No nii põnev on, aga las ta siis olla. Okei, lihtsuse mõttes võime võtta ju siia need sihivektori koordinaadid, siis tuleb täpselt see teooria välja, mis me siin tegime. Oleks ju mõistlik. Ei või? No. See on lihtsalt siuke lõbus vahepala nüüd, mis me siin teeme. Nii, nüüd on vaja siin teha siuksed tšiki-prikid, et ma saan sellest asjast, mis mul ees on, saan sellise asja kätte. No, mida võiks teha siis? Põhimõtteliselt siin on üks liigutus vaja teha ja see on tehtud. Keegi mõtleb selle liigutuse välja või on liiga vara selleks või? On liiga vara. Nii. Ei, ma ei tea. Korrutad seda kogu seda asja SY-ga, mis juhtub? Kõik läheb pekki. No siin esimeses murrus siin ma pean need üleval need X-id korrutama selle SY-ga, jah. Ja teiselt poolt ma saan SY ära taandada. No, nüüd vahetan võrrandi pooled ära. Ja selle SY ja SX-i panen nagu eraldi jagatisena siia ette. No ja ongi tehtud. Väga põnev. No ja selle SY ja SX-i selle saame asendada siis K-ga lihtsalt. No ja ühe Y0-ga ja saadki selle kätte. On sugulased ja? Tähendab, isegi mitte sugulased, vaid täpselt see sama asi on see tegelikult. Lõbus või? No ikka. No, ma lihtsalt näitasin teile seda, aga see töösse vist ei ilmu. Vist. Sest meil ei ole tööd, meil on kodutööd. Pane midagi räigemat töösse, on ju, ikka. Tööd ei teegi. Üldse ei tee või? Meil ei ole, kodutöid teeme ju. Paneme kodutööd. Jah, sinna ma ei topi seda võestust. No väga. Nii, nüüd võtame ülesande siis, kus ta saad oma tänase teise kodutöö ja siis ongi kõik. Nice. Lebo või? Mm. Tahad siit midagi küsida, ei taha? Ei taha? Ei taha vist jah. Okei, vaatame siis, kas ülesannete juures tekib küsimusi. Nii, esimene tulp siin on nüüd jälle koostöö sirgevõrrand. Nüüd esimene variant on, et sul on antud punkt ja tõus. Nii, mul on antud punkt ja tõus on antud. Nii, kuidas ma saan siit sirgevõrrandi kätte?
aga väga lihtne ju. See punkti A koordinaadid ongi x0 ja y0. Ja k on ka antud ja siis paned need arvud siia asemele lihtsalt ja saad y-3 võrdub 3 korda x pluss 2 siis jah, kuna siin sulgudes on miinus ja siin on ka miinus, tuleb pluss. Ongi tehtud. Siis avaldad y-i siit ja siis 3x pluss 6 miinus 3 viin üle muutub pluss 3, on siis 3x pluss 9. Ongi tehtud. Nice. Ok või? Jaa. Noh, teine, kui on antud punkt ja tõusunurk. Nüüd on olemas punkt ja tõusunurk. Nii, ehk siis selle k on vaja leida, siin k-d ei ole. Aga me nägime siin enne, tuli meelde, et k on ju tangents. Tangents 45 siis. Kuna see alfa on see tõusunurk siin, see. See on antud. Nii palju on tangents 45? 1. Kus teatad? Not. Cheater. Ei. Jaa. Nii, siis asendad. Punkti koordinaadid paned siia sellesse uusimasse valemisse. Nii, avad jälle sulud ja pluss 2 teisele poole. Tuleb -3 vist. Ongi käes. Noh, ja siis viimane siin on, et on antud tõus ja allkoordinaat. See on nüüd see lapsepõlv jälle. Kahjuks. Õnneks. Mis see allkoordinaat oli? Mis on ordinaat? Ja, mis siis? Ma küll vist nii ei õppinud. Ordinaat, mis see oli? See on koordinaat, aga ka on ära kadunud. Ei. Oota, see oli see, oota, ma kuskil. No me Üks ükskord oli- rääkisime, aga ma täpselt ei mäleta. Abstsiss oli üks ja teine oli ordinaat. Mis see abstsiss oli? X-telg jah. X-telg ja ordinaat on siis Y-telg. Ehk, aga allkoordinaat on siis, see on see koht, kus kohas ta lõikab Y-telge. Jaa. Nii. Kuidas ma siis seda nüüd siin ehitan siis? Ehk ta lõikab Y-telge, ehk siis ma saan punkti A kätte. Punkt A on siis milline? Mis koordinaatidega? Y-telje lõikepunkt. Y peab olema 3, X on 0, jah? Y-telje lõikepunkt. On normaalne või? Ja siis panen siia valemisse nüüd. Tõus on 5. Niimoodi, jah. Praegu ma panin sinna uusimasse valemisse. Aga iseenesest oleks võinud panna ju selle 5 ja 3 kohe kuhu siis. See Y võrdub AX pluss B. See ongi B on see allkoordinaat ja A on K. Oleks võinud kohe siia panna, olekski vastus käes. Aha. Nii, 3 varianti siis. Kuidas sirgeid kirja panna? Nagu sa aru saad, siis iga selle erineva variandi kohta võib mõelda 100 ülesannet välja. Nii, nüüd on vaja loosi visata. Et milline, Mis me saame? et mis see kodutööna tuleb, jah, millise tulbast 1?
Enno, pane random number generaatorisse 1-3 ja liiga keeruline. Teeme ikka üki, kaki, kommi, nommi, vanamees hüppas üle pommi, pommis käis kõva pauk. Vanamees vaatas või ütles, ma ei tea, vaatas püksisauk. Hiired jooksid üle naba, sina oled mängust vaba. Viimane tulp on mängust vaba. okei . No siis esimene Nüüd või viska. teine. nüüd viska minti . Nüüd viskame minti, kui see mint mul on. Mul pole raha, kurat, sularaha on, kõik on... näe, ongi mint. Nii, kiri on, mis kiri on? no siis on esimene kiri . Esimene Teine tulp kull. on kiri, teine on kull. Kiri. Nii, esimene tulp. Nice . Kodutöö. kodutööks teha esimene tulp ära . Ei no tervet tulpa ei viitsi ju. teeme esimese . See on nüüd kodutöö Esimese. 2. Tee esimene uuesti. Noh, tee näiteks see 3. siis igaks juhuks. On teine kodutöö. kas sa Tupsu tahad, et me taha- teeme selle , Mida? kas sa tahad, et me teeme selle joonisega või seda pole vaja ? Ikka joonis ka jah, nii nagu siin on. Kurri. Okei, tupsu tahad.